Tere, minu nimi on Erle. Mul on hooandja.ee keskkonnas käimas kampaania. 365 issanda päeva tahan sellise raamatu välja anda. See raamat on devotional stiilis, kui inglise keelt kasutada, aga eesti keeles võiks öelda ehk päevasõnalaadne. Minu arust see täidab ühe niši, sest täpselt sellist raamatut ei ole Eestis. Kui sa oled mõelnud või kuulnud kedagi rääkimas või ise rääkinud, et vaimset kirjandust on Eestis vähe, siis praegu ongi võimalus toetada, et üks raamat saaks välja antud. Ma räägin sulle, kuidas hooandja kampaania toimib. Seal mina määran siis summa. 4500 on see summa, mis mul on vaja saada, et välja anda paberkandjal raamat, mis valmib jõuludeks, enne jõule. Ma saan aru, et see on väga suur summa. Praegu on paljudel raske ja selle tõttu ma siis panin sellised eesmärgid, ehk siis mul on vaja täis saada 1200 näiteks. Siis saaks anda välja e-raamatu. Paberkandjal raamatu jaoks on see ikkagi liiga vähe, et siis ma pean hoolikalt kaaluma, mida ma teen, ja siis on järgmine summa ja järgmine summa. Kui ma saan, oletame näiteks 1199 eurot ja 1 euro jääb puudu minu määratud summast, siis ma seda summat kätte ei saa ja kõik toetused antakse inimestele tagasi. Ja raamatut ka siis ei saa muidugi. Nüüd ma palun sinu toetust, sest ära arva, et see raha nagu kaob sinu jaoks, et annan 30 eurot ära ja kõik. Adjöö, rohkem ei näe. Võta seda kui investeeringut või tegelikult eelmüüki. Kas sa tead, et kui 300 inimest julgeks panustada 15 euroga, siis ma saaksin täielikult oma summa kätte. Aga hooandja nagu sellest keskkonnast veel. Seal on võimalus valida kingitused. See raha ei lähe õhku. Sa võid valida, toetan ilma kingituseta, aga milleks? Võta ikka kingitus vastu. Siis ongi see investeering ja eelmüük. Nii et seal on võimalus vajutada toetan 15 euroga ja soovin kingituseks saada e-raamatu. Ja nii lähebki. Siis on, et toetan 30 euroga ja saan kingituseks paberkandjal raamatu enne, kui see poodidesse jõuab ja pisut soodsamalt, kui see poodides müügile tuleb. Nüüd, kui tundub, et 30 eurot on päris suur summa raamatu kohta, siis esiteks on väga paks. See hõlmab 3 kuu päevi, 91 või midagi sellist päeva. Ja iga päeva kohta seal on erinevad osad. Ma tahan tuua tõde erinevatest vaatenurkadest. Kas see mul õnnestub? Saad sina anda mulle tagasisidet, kui sul on see raamat ja kui see raamat on välja tulnud. Nüüd veel, kui see raamatu hind tundub kõrge, siis ma ütlen sulle, et ma olen teinud seda 4 aastat. Ma olen pannud sinna iseennast sisse. Kõik, mis mul on, ma olen pannud sinna sisse. Mitte küll esimese osa sisse ainult, sest mul on tegelikult 365 päeva valmis tehtud ja teise osaga ma nüüd siis teen seda ümber. Ja ma olengi 4 aastat teinud seda ümber. Alguses paigutasin ja nüüd on kõik paigutatud ja ma teen seda ümber ja paremaks kogu aeg. 100 000 korda tõenäoliselt juba ja jätkan. Nii et sealt tuleb siis see hind ja see läheb Eestimaa jaoks. Et oletame, et ma sulle inimesena näiteks ei meeldi, siis kujuta ette, et sa investeerid mitte minusse, vaid Eestimaale. Eestimaa vaimse kasvu tarbeks. Nii et nagu oled aru saanud, see kampaania mulle ülimalt oluline, see raamat on mulle ülimalt oluline.
ma olen pannud sinna ennast. Ja kuna ma olin vahepeal haige ja nüüd ma olen väga terve, siis ma sain aru, et peab tegutsema ja täitma oma unistusi. Nii et see raamat on ka minu unistus. Ma soovin, et kui sina toetad seda raamatut, siis sinu unistused ka täituksid. Ma tõesti soovin seda kogu südamest. Ja minu eesmärk on ka, et ma tahan ise vaimselt edasi jõuda ja ma soovin seda kõikidele teistele. Ja kui ma saan ise midagi selleks teha, siis ma tahaksin seda teha. Nii et seal raamatus on päris mitmeid teemasid, mulle südamelähedaseid teemasid. Toeta seda raamatut ja sinu unistused täitugu ka. Aitäh!